Tervist videopodcastide kuulajad. Me räägime reaalaja majandusest ja täna on stuudios Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Viktoria Põstrak-Butorina. Viktoria, sul on väga keeruline osakonna nimetus. Palun tutvusta ennast. Nii, tere, head vaatajad ja kuulajad. Olen Viktoria Põstrak-Butorina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digimajanduse osakonna reaalaja majanduse valdkonna juht. No näen, mina seda järgi öelda ei suuda. Aga mina olen Margus Tammera, Eesti Raamatute Kogu juhatuse esimees ja pikaaegne reaalaja majanduse fanaatik. Ja siin me nüüd istume, aasta on 2025 ja reaalaja majandus justkui on olemas, justkui ei ole olemas, millalgi on tulemas. Ja täna keskendume siis andmepõhise aruandluse temaatikale. Sina, Viktoria, kindlasti oled hästi kursis sellega, et härra minister Keldo on välja lubanud juba päris mitu korda, et tulevikus ettevõtjad esitavad ainult ühe aruande riigile. Kuidas sa seda nüüd kommenteerid? Nii, et siis kui me räägime siis nagu sellisest nagu suurest tasemest, et siis ja ministri tasemest, et siis kindlasti on siis meie suur visioon on see, et ettevõtja jaoks aruandlusandmete esitamine ja kogu see aruandlus ja suhtlus riigiga oleks võimalikult lihtne. Ja siis nagu suurema nagu visiooni vaatest me võime küll öelda, jah, et see võiks olla niimoodi, et tuleb kas üks nagu aruanne, aga siis tegelikult mulle sõna aruanne väga ei meeldi. Et siis me pigem, ja siis kui me räägime siis üldse nagu reaalaja-majandusest ja siis nagu digilahendustest, siis me pigem ikkagi räägime sellest, et siis me ei edasta enam dokumente. Ja me edastame siis nagu pigem andmeid. Ja tegelikult, ja et näiteks, et kui sa saadad näiteks arve, siis tegelikult see ei ole see, mida sa tahad teha. See on eesmärk mitte välja saata arve, aga tegelikult sa tahad saada raha oma siis müüdud kauba eest või siis osutatud teenuse eest. Ja siis nagu selleks sa edastad neid andmeid, et siis mille eest sa tahad raha saada, kuhu sa tahad raha saada ja nii edasi. Ja siis praegu me kasutame selleks nii-öelda nagu arvevormi, aga tegelikult, mis me tahame teha, edastada andmeid. Ja aruandlusega siis nagu suur visioon on ka selline, et me ei esita aruannet, me esitame andmeid. Ja siis nagu ma ütlesin, siis nagu suurem visioon on jah, et kogu ühe nupuvajutusega ettevõtja oma tarkvarast saab välja saata kõik aruandluseks vajalikud andmed. Ja siis ta esitab neid ainult üks kord. Ja siis riigiasutused ise juba kasutavad juba ühe korra esitatud andmeid. Ja kui me lähme nüüd nagu taseme nagu allapoole, siis juriidilisele tasemele, tehnilisele tasemele ja siis üldse nagu andmete ühtlustamise tasemele, siis meil hakkavad tekkima detailid. Ja siis nii juriidilisest vaatest on ka, et mõned sellised, ma ei ütleks nagu päris nagu suured takistused, aga väiksemad nagu detailid, et siis kes saab kellega andmeid jagada, et ikkagi see andmete jagamine peab olema usaldusväärne ja siis ettevõtjal peab olema ka kindlus, et siis tema andmed, kui ta need riigiga jagab, et liiguvad ikkagi nendesse asutustesse, kes peavad siis neid andmeid saama ja siis keegi võõras ei pääse nendele ligi. Ja juriidilisest vaatest jah, on mõned siis nagu sellised nagu takistused, et näiteks Statistikaamet ei saa andmeid nagu välja jagada kuskile aga muujale, siis nad saavad kasutada ainult nagu statistiliste riigistatistika tegemiseks. Ja ühesõnaga selliseid nagu detaile on päris palju. Samamoodi kas nagu tehniliselt, kuidas me lahendame seda tehniliselt, on ka erinevad võimalused, et see niinimetatud nagu once only printsiip ja siis nagu andmete ühekordse nagu küsimuse printsiip nagu saab toimuda ka tarkvara tasemel. Et ettevõtja sisestab andmed, siis nagu, ja siis tema äriprotsessi käigus tekivad andmed ja siis need andmed pärast esitatakse riigile. Kas nagu seal tuleb
üks nagu suur andmekomplekt või siis tarkvara komplekteerib siis need andmekomplektid vastavalt siis nende asutustele, see on juba siis nagu tehniline asi. Ja andmete ühtlustamine, siis kust see praegu suur halduskoormus ettevõtjate jaoks tuleb, on ka sealt, et erinevad asutused küsivad samu andmeid. Ja siis mõnikord on ka niimoodi, et siis nad küsivad samu andmeid, aga erinevates formaatides. Üks küsib grammides, teine küsib kilogrammides ja bruto, neto ja siis kõik see. Et aga tegelikult siis need andmed on siis nagu ühesugused. Ja tegelikult ei peaks neid eraldi esitama, nagu iga asutusele eraldi nagu võiks esitada ükskord. Ja siis asutused juba võtavad need andmed ise ja siis teevad kalkulatsioone, kui on vaja. Ja nagu teine, ja siis nagu see tulebki nagu dubleerimine, siis teine punkt on ka see, et tegelikult küsitakse andmeid, mida enam kellelgi ei ole vaja. Ja. Et seda me tahame ka siis vältida, et rohkem ei küsiks ainult vajalikke andmeid, et keegi ei küsi enam neid andmeid, mis keegi varasemalt hakkas küsima ja siis tegelikult praegu enam ei ole neid kellelgi vaja. Ja meil selleks on olemas andmepõhise aruandluse juhtrühm, mis koosneb praegu 22 asutusest ja nad alustavadki sellest, et ühtlustavad andmed, mida asutus hakkab üle vaatama siis oma aruandeid, ehk siis andmeid, mida nad küsivad ja kõigepealt, kas on võimalik saada neid andmeid juba olemasolevatest registritest ja kas neid andmeid üldse vaja küsida. Super. See oli väga pikk ja põhjalik sissejuhatus ja põhimõtteliselt sa rääkisid enam-vähem kõik asjad ära, mis andmepõhist aruandlust puudutavad. Aga küsiks nüüd hoopis sellise natuke kavalama küsimuse, et kas selline uus sõna nagu aruandmed on juba kasutusel või mitte? Aruandmed? Ei ole. See tegi väga hea sõna. No näed, aga siis teeme siin keeleinnovatsiooni ja ütleme, et aruandmed võiksid tulevikus olla see, mida ettevõtjad koguvad ja samaaegselt ka edastavad. Kui sa mainisid siin seda, et tulevikus võiks olla nagu üks andmeedastus, üks suur nupp, siis mis sa arvad, kus see nupp peaks olema üldse? No kõigepealt see nupp peaks olema ettevõtja tarkvarast. Ja meie siis nagu jällegi visioon on see, et siis kogu suhtlus riigiga ja siis tegelikult mitte ainult riigiga ja siis ettevõtjate vaheline nagu suhtlus võiks toimuda ka tarkvaras. Et ja praegu, kuidas meil on praegu igal asutusel oma iseteeninduskeskkond, kus on võimalik sisse logida, andmeid sisestada ja siis mõnedel on ka selle võimalus, et võib siis CSV-failiga andmeid üles laadida. Aga ikkagi on see, ettevõtja ei peaks sisse logima erinevatest nagu keskkondadesse, sest esiteks neid on väga palju. Ja teiseks ettevõtja ei pruugi ka mäletada, kuhu ta peab siis logima, kus tal see kohustus on. Ja see on ka üks nagu suundadest, millega küll ei tegele andmepõhine aruandlus, aga siis meil digimajanduse osakonnas tegeleb kõrvaltiim, ehk siis ettevõtja digivärvatiim ja nende eesmärk on koondada kõik riigi ettevõtjatele suunatud riigiteenused nagu ühtesse aknasse, mis on siis eesti.ee ettevõtja vaade. Ja kõigepealt siis nagu sealt ta võiks saada ülevaate, mis kohustused tal on. Ja juba siis omab tarkvarast, kas küsida tarkvarapakkuja käest, kas nagu selline võimalus on olemas, kui ei ole, siis küsida, kas on võimalik seda arendada. Ja siis kui on juba olemas, siis ta lihtsalt saadab need andmed ära. Ja ta ei pea veel siis nagu eraldi sisse logima ja siis kontrollima, kas on vigu, et siis kogu siis nagu see tagasiside, kui andmed nagu saab esitatud, siis tuleb talle ka tarkvarasse. Väga hea. Aga tulles selle tarkvara juurde tagasi, täna ilmselt ettevõtjad teavad väga hästi, et ma pean esitama aruandeid näiteks registrite infosüsteemi keskuse ERJ registrisse, kui on see majandusaasta aruande tegemise aeg.
siis ma pean igakuiselt, kui ma olen käibemaksukohuslane, esitama andmeid Maksu- ja Tolliametisse, siis ma olen võib-olla seal valimis, kus Statistikaamet kurnab mind oma küsimustikega. Ja ongi juba 3 sellist täiesti suurt kohta, kuhu ettevõtjad tõenäoliselt esitavad valdava enamuse neid andmetest aruandluse kujul. Lisaks on veel terve pinu, nagu sa mainisid, 22 asutust on teil seal selles nii-öelda taksonoomia ütlustamise töörühmas. 22 asutust korjavad igasuguseid erinevaid andmeid, olgu ta siis põllumajanduse registrite infosüsteemide amet PRIA, mis kogub põllumajanduse kohta spetsiifilist infot, veemajanduse kohta kogub tõenäoliselt Keskkonnaamet ja nii edasi ja nii edasi. Kui me nüüd mõtleme, et üks aruanne ettevõtjalt riigi suunas, siis see peaks ju arvestama kõikide nende nüanssidega, sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast. See natukene nagu üle jõu käiv ülesanne ei tundu olevat, et mul on nagu üks tarkvara, kus on kõik võimalikud andmed kõikides nüanssides olemas ja sealt paiskub ta ühe korraga riigile ja siis ongi kõik aruanded justkui esitatud. See on väga hea tähelepanek. Selles mõttes, et siis ettevõtjad praegu kasutavad ka, üks ettevõte võib kasutada ka hästi mitu erinevat tarkvara. Ühest ta teeb siis kliendihaldust, teisest ta teeb raamatupidamist, kolmandas vauhaldust. Et siis ettevõtjad tõesti kasutavad erinevaid tarkvarasid. Et ja siis me räägime jällegi sellisest tehnilisest tasemest. Ja selleks on tegelikult ka hästi mitu erinevat vahendusi, kuidas seda olukorda vahendada saab. Et siis kas mõni tarkvara hakkab koguma siis kõikidest nendest teistest tarkvaradest andmeid ja siis edastab. Või siis mida me tegelikult ka siis arutame töörühmades on see, et tegelikult riigile juba võivad andmed liikuda ka kahest või siis erinevast tarkvarast ja siis lihtsalt peab kokku leppima, et siis mis see tõene koht, et siis kust need andmed tulevad ja kust siis asutus peab siis need andmeid võtma. Ütleme mis failist. Et ja jällegi, et lahendusi on hästi mitu erinevat, et kõige suurem ma ei ütleks probleem, aga mis see takistus, mida tuleb ületada, on siis kokkulepped. Et siis kokkulepete tegemine ongi kõige keerulisem koht, et osapooled saaksid kokku leppida, mis need reeglid oleksid ja sama kehtib siis ka taksonoomia töörühmas, et ikkagi jõuda kokkuleppele, et siis kellele mis andmeid vaja ja siis kas see formaat või teine formaat on et kõige aeganõudvam tegevus. Aga me ikkagi liigume sinna poole ja mõned piloodid meil on ka valmis saanud. Ja me oleme siis neid meedias ka kajastanud, et sa mainisid ka PRIA-d ja PRIA meil on tegelikult üks tublimatest asutustest. Neil on olemas ka andmete edastus e-põlluraamatu osas ja siis ka kariloomade andmed võib ka siis neile juba saata standardiseeritud kujul. Aga kuigi PRIA tõesti siis puudutab ainult siis põllumajandusettevõtteid, aga mis puudutab mikroettevõtteid, kellel ja neid on kõige siis suurem osa siis Eestis, et siis neil on võimalik edastada oma raamatupidamise andmeid äriregistrile ja siis äriregister paneb automaatselt siis aasta aruande kokku. Ma arvan, see on kõige suurema mõjuga edukas piloot ja siis mõned tarkvarad on juba teinud vastavaid arendusi, ehk siis tõesti mikroettevõtja jaoks kogu see protsess muutub palju lihtsamaks. Suurepärane. Sinna ma tahtsingi jõuda, et mis on kõige suurema mõjuga selles valdkonnas ja sa praegu just õigesti puudutasid aastaaruannet kui sellist. Mikroettevõtjal üldiselt ei tule PRIA-ga väga palju pistmist, tõenäoliselt kariloomi enamus ei pea ja
mikroettevõtjaks võib-olla see kõige suurem peavalu ongi, et kuidas ma selle aastaaruande kord aastas ära teen, sest enamus mikroettevõtjad ei ole isegi mitte ju käibemaksukohustused. Ja praktikas tähendab see seda, et kui on see majandusaasta tegemise periood, siis pöördub massiliselt mikroettevõtjaid raamatupidajate poole, keda ka mina siin esindan, ja raamatupidajad siis kitkuvad juuksed, et ma tahaks saada kõik need algdokumendid ka kätte, et mitte ainult panga väljavõtte ei ole see alus, kuivõrd Eestis seaduslikult ei ole ette nähtud kassapõhist raamatupidamise aruannet, vaid on ikkagi tekkepõhine raamatupidamise aruanne. Ja kus kohas siis need andmed ehk siis mikroettevõtja algdokumendid kokku korjatakse? Täna on nõndamoodi, et kui ei ole mikroettevõtja aasta jooksul kasutanud mitte ühtegi tarkvara, tal ei ole seda nuppu, siis ta toob tegelikult suure hulga kas faile või isegi paberdokumente veel, olen kuulnud, ise ma ei tea paberdokumentidest enam midagi, aga need failid ja paberdokumendid tuleb siis lühikese perioodi jooksul kõik üle vaadata, võrrelda panga väljavõtetega, selle põhjal koostada siis majandusaasta aruanne oma täies ilus, kus on siis bilanss, kasumaruanne. Mikrodel enam ei ole õnneks väga palju lisasid, mõned kohustuslikud on. Ja kui me nüüd mõtleme selle riigi projekti peale, mida Rabeloussovi eestvedamisel on toimetatud, mida nimetatakse siis andmesillaks, siis see andmesild ongi ju tegelikult see sild, mis viib need andmed lõpuks e-äri registrisse. Ja sa mainisid, et juba on vähemalt mitmed tarkvarad teinud ära selle ühenduse andmesillaga, mis tähendab seda, et need mikroettevõtjad, kes siis täna ei ole veel ühtki tarkvara kasutanud, neil tekib koheselt see võimalus võtta üks, teine või kolmas või isegi neljas, ma ei tea, need oli vist 4 või 5 tükki juba, ja hakata neid tarkvarasid spetsiifiliselt selle jaoks kasutama, et oma majandusaasta aruande koostamise halduskoormust radikaalselt vähendada. Nüüd me jõuame selle punktini, et kas mikroettevõtjad tegelikult igapäevaselt tahavad üleüldse kasutada mingit tarkvara selleks, et oma andmeid seestada siis, kui need tekivad. Ja minu arust praktika näitab seda, et ei taha. Ja kui me mõtleme e-arve peale, mis on selline tore teema juba paarkümmend aastat õhus olnud, siis kes kõige rohkem on e-arvete vastu sõdinud, on ju mikroettevõtjad mingil X põhjusel. Kui 2019 1. juuli, millest saab nüüd 6 aastat, tekkis kohustus, et avalikule sektorile tuleb esitada e-arvet, siis millegipärast kõik mikroettevõtjad, kellel oli avaliku sektoriga mingitki pistmist, tahtis raha saada oma teenuste ja kaupade eest, kõik suutsid nagu üks mees hakata tegema e-arveid läbi e-arveldaja või mõne teise keskkonna, ehk see ei olnud sugugi mitte nii keerukas, kui algus tundub. Kas võiks mõelda niimoodi, et kõik need toredad ütleme siis aruandmed hakkavadki kokku kogunema just sellest, et me loome mikroettevõtjatele ja väikeettevõtjatele sellised mugavad keskkonnad, kus on võimalik näiteks tasuta koostada arvet ja siis vastu võtta ka e-arveid, kuna nüüd 1. juulist 2005 hakkab kehtima ka õigus nõuda endale e-arve esitamist, mis tähendab, et peab olema ka see keskkond, kuhu see e-arve siis satub. Ja eraisikuna muidugi paljud teavad, et on olemas meeldiv võimalus tellida endale e-arve panka, aga paraku pank ei tee ju sinu raamatupidamist ja ei esita majandusaasta aruannet rääkimata käibemaksu deklaratsioonist ja muudest asjadest. Ehk mida sina näed praegu reaalaja majanduse poole peal, kuidas me saaksime mikroettevõtjatele luua sellised lihtsalt kasutatavad ja võib isegi tasuta kasutatavad keskkonnad, et nad hakkaks igapäevaselt oma andmeid sisestama majandustehingute kohta? Ma ütleks, et siin on kasutaja mugavus on võtmesõna. Et kui me mõtleme siis väike või siis nagu mikroettevõtja peale, kindlasti ta ei taha kasutada siis mingi keerulisi nagu süsteeme ja siis neid juurutada ja siis oma aega nagu sinna panustada. Ehk siis ta võib-olla tahaks, et tal oleks mingi 2-3 nuppu ja siis eelistatult või isegi võib-olla mobiilis mingi rakendused, siis millega ta saab siis kõik oma asjad tehtud. Ja mis puudutab siis e-arveid, on tõesti mikroettevõtjad ei ole väga positiivselt nagu meelestatud, aga jällegi siis see võib olla ka kasutajamugavuse küsimus, et kui nad saavad aru, et e-arve edastamiseks nad peavad midagi kasutusele võtma, kellega leping sõlmida ja siis kõik see pool tundub võõras ja tundmatu ja siis kuidagi ja võib-olla siis nagu tekitab veel siis nagu sellist nagu koormust juurde. Aga tegelikult siis nagu see suurem ka eesmärk on see, et siis meil tekiks kasutaja
kasutajamugavad lahendused või siis platvormid, et siis mille kaudu siis ettevõtja, eriti mikroettevõtja ja väikeettevõtja saaks oma kõik siis nagu toimingud tehtud. Seal võiks olla mitte ainult nagu arved, maksmine võib olla ka lihtne ja mugav, et siis ei peaks veel eraldi panka sisse logima. Et siis mõned lihtsamad aruanded, võib-olla mingid tegevused veel, et kuhu need platvormid nagu tekivad. See on siis juba, ma arvan, erasektori siis ülesanne nii-öelda lahendada ja siis tarkvarapakkujate ülesanne. Aga kus praegu ettevõtjad kõige rohkem käivad siis nagu pankades, et siis kas vaadata, kas raha on saabunud või siis mingid arved ära maksta, et siis võib-olla kas mingid suurevad siis tulevad sellised platvormid, kus oleks siis nagu pangateenused ja siis need nagu teised teenused nagu koos ja mõned teenused ka võiksid olla ka tasuta. Täna on teadupärast riik toetanud mikroettevõtjaid sellise toreda rakenduse nagu e-arveldaja, mida pakub siis registrite infosüsteemide keskus. Sellel on tuhandeid kasutajaid ja samas pärast seda e-arve kohuslikuks muutmiseks aastal 2019 ilmus äkki paarkümmend tuhat kasutajat juurde, kellest on teada, et nad kasutavad e-arveldajat eelkõige müügiarvete saatmiseks avalikule sektorile. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et tegelikkuses seda raamatupidamist võiks ju teha siis ka seal e-arveldajas, aga tõenäoliselt tuleks küsimus editada pigem Pero Ussavile teemal, miks need, kes tegid müügiarve e-arveldajas, ei tee seal lõpuni kuni aastaaruandeni välja kogu oma arvestust. Kas see on võib-olla sellepärast, et tegemist on nagu raamatupidamissüsteemiga ja ettevõtjale see raamatupidamissüsteem tekitabki seda võõristust? Jah, ma nõustuks sellega. Et aga jah, see pigem siis Aleksandrile küsimus, et võib-olla nad on teinud nagu sellist uuringut või mitte. Et aga tõesti siis siis kui ettevõtja kasutab juba siis mingit nagu rakendust, nagu saadab näiteks müügiarveid välja, et mõned ise uurivad, mis võimalused nagu veel on, mõned siis nagu jäävadki niimoodi, lihtsalt teavad, saab sealt müügiarvet välja saata ja rohkem ei uurigi midagi. Siin võib olla ka kommunikatsiooniprobleem, võib-olla kasutajad ei ole piisavalt nagu teadlikud nendest võimalustest, aga kindlasti e-arveldaja on üks koht, mis sobiks mikroettevõtjale ja siis alustavale ettevõtjale. Et siis, kui sa juba alustad ettevõtlusega, et ja vist kunagi see e-arveldaja eesmärk, üks eesmärkidest oligi see, siis kui sa alustad ettevõtlusega, oled ettevõtte, siis sul on tasuta riigi poolt rakendused, siis mille näiteks, et siis nagu tegevuse käivitamisel sa saaks nagu hakkama kas nagu mõned kuud ja pärast nagu vaatad, äkki sul on nagu rohkem võimalusi vaja. Aga mis puudutab, ma arvan, sa oled ka märkanud, nagu mis turul toimub, et sa mainisid, et siis mõned on ettevõtjad veel toovad paberiga. Mina olen kuulnud ka seda, et siis praegu siis mõned ettevõtjad ei soovi igakuist raamatupideteenust, aga siis ostavad sisse esmast seadistust, et siis valivad endale tarkvara, leiavad raamatupidaja, kes teeks esmased nagu seadistused ära ja siis toimetavad nagu selle järgi ja siis lõpuks, kui tuleb see aeg, et tuleb esitada majandusaasta aruanne, et saavad kokku tunniks ajas ja kõik on tehtud. Et ma ütleks, et siis need muutused toimuvad turul ja siis lahendused ja siis tarkvarad võetakse kasutusele vaikselt, aga sellised muudatused, nad ei ole väga kiired ja siis on seotud inimeste käitumise muutmisega. Just. Nii on kõige keerulisem. Ja inimeste käitumist me oleme siin jälginud aastakümnete jooksul. Mina isiklikult olen peaaegu 40 aastat näinud, kuidas raamatupidajad lähevad juba paberi pealt kõigepealt arvutisse, siis arvutis toimub seal mitmekordne muutus stiilis kohtvõrkudesse minek, veebi minek ja nii edasi.
aga praktiliselt see raamatupidamine kui selline, see on ju üks ja sama. Juba 500 aastat Luca Pacioli, De Vito Fredito, kõik teavad, mismoodi see raamatupidamine kahekordne erinevuse printsiip toimib. Ja ega põhimõtteliselt see nii-öelda aruandmete kogumine ei muutu ju ka. Me ikkagi peale registreerime majandustehingu kohta mingisugused andmed, on ta siis tegemist, ma ei tea, karjakasvatajaga või väikeettevõtjaga, kes karjatab seal YouTube'is kedagi, või hoopis tükis mingisuguse tootmisettevõttega täpselt sama lugu, et me peame kogu aeg operatiivtasandil suutma neid andmeid korjata. Ja kui me räägime sellest ühekordsest seostamise printsiibist, siis on ju eriti oluline, et sel hetkel, kui ma tean, mida ma tegin, majandustehing on toimunud, on mul kõige parem ülevaade sellest, et mis andmeid ma peaksin selle kohta seostama. Järelikult minu arust võiks võtta nagu rangelt soovitatavaks selle, et kõik ettevõtjad registreerivad majandustehingu vahetu toimumise käigus või selle vahetult järgselt, siis nii-öelda reaalaja lähedaselt tehingu kohta kõik andmed. Ja kui me mõtleme, et mismoodi need andmed peaksid hakkama siis hiljem minema aruandmetena kuskile Maksuametisse või Statistikaametisse või ER-registrisse, siis selleks, et tagada sel hetkel, kui need andmed sünnivad, andmete kvaliteet tuleks riigi poolt ju peale panna selline nii-öelda klassifikaatorite automaatkontrolli süsteem, et ettevõtja ei peaks vaevama pead, et millise koodiga ma varustan ühe või teise tehingu. Ma siin müüsin kariloomi või osutasin mingisugust teenust, tegin koolitust, millised tunnused ma peaksin sinna tehingu külge panema. Et kas riik selles osas on ka nüüd mõelnud, et kuidas selline ühtne klassifikaatorite süsteem teha ettevõtja jaoks kättesaatavaks? Sellega me just tegeleme taksonoomia siis töörühmas ja meil tulevad siis need klassifikaatorid ja siis taksonoomiad. Need valminud meil on juba avaldatud Statistikaameti kodulehel, et sealt nad on kättesaadavad. Siis järgmine samm või see järgmine etapp on seda protsessi ka paremaks muuta, ka meil nii-öelda sisemiselt. Selleks me praegu vaatame erinevaid võimalusi, erinevaid tööriistu, mida saaks kasutada, et kui tarkvarapakkuja soovib siis seda klassifikaatorit oma tarkvaras juurutada, siis tal oleks võimalik väga mugavalt ja lihtsalt seda infot kätte saada. Ja siis kui toimuvad muudatused, siis nagu samamoodi, et tal oleks info, millal need muudatused jõustuvad ja see info oleks jällegi väga mugavalt talle kätte saada. Ja me siin rääkisime majandusaasta aruandest, mis tegelikult on hästi lähedaselt seotud mõnede statistiliste küsitlustega, nagu näiteks Ecomar. Ja Ecomar kui majandustegevuse kohta käiv aruandlus sisuliselt on täna juba saadava otsapidi läbi majandusaasta aruandes esitatud andmete. Ehk siis, kes valimis on, täna näevad, et Ecomar on juba osaliselt eeltäidetud, kuna ma olen esitanud majandusaasta aruande andmed. Kas me võiksime nüüd mõelda niimoodi, et me ei peaks üleüldse selle peale mõtlema, et kuidas Statistikaametile see Ecomar ära täita, vaid me esitame korra riigile selle nii-öelda ühe aruandmete komplekti ja sealt pealt Statistikaamet saab ise kätte kõik oma Ecomarid ja mis iganes muud küsimustikud neil tulevad. Just, täpselt see ongi selline eesmärk ongi. Ja kui me vaatame ja siis ettevõtjate nõukoja ettepanekuid, siis seal on ka hästi palju selliseid konkreetseid ettepanekuid tulnud, et mis aruandeid võiks lihtsustada ja siis midagi ära automatiseerida. Ja kõige sagedam siis nagu ettepanek, mida ma seal olen välja lugenud, oligi see, et Statistikaamet võiks võtta selle Ecomari jaoks vajalikud andmed majandusaasta aruandest või siis Maksuametist ja me hakkame seda vaatama. Ja sellele meid peaks tekkima ka siis visioon, et siis kuidas me võiksime seda ühte või teist asja ära lahendada, mis seal siis nagu sa mainisid eeltäidetust, et tõesti, mis nii ettepanekust kui ka mujalt meile on jõudnud on see, et siis kõik aruanded võiksid olla eeltäidetud.
No, tegelikult siis arvestades, kui palju meil on erinevaid iseteeninduskeskkondi, me ei tahaks jõuda selleni, et siis nüüd ettevõtja hakkab nendest erinevatest iseteeninduskeskkondadest käima ja siis andmeid üle vaatama ja siis neid eraldi kinnitama. Et kindlasti, kui sa tahad midagi kinnitada, sa tahad veenduda, kas need andmed on õiged, mis on sinna jõudnud ja siis sa hakkad jällegi üle vaatama. Ja kui me jätame neid aruandeid praegusel kujul nagu nad on, siis seda muutust ei tule, et siis muutus tuleb kõigepealt sellest, et siis andmed on ühtlustatud, et kõik nad saavad neist ühtemoodi aru, ja iga asutus saab endale vajalikud andmed ja ettevõtja esitab neid ainult üks kord oma raamas äritarkvarast, raamatupidamistarkvarast, ehk siis sellest tarkvarast, mida ta kasutab. Suurepärane. Aga me ei ole praegu väga põhjalikult rääkinud Maksuametist, kes teadupärast aasta 2027 hiljemalt lubab käibemaksu deklaratsiooni esitamise muuta andmepõhiseks. Ja enne seda nad teevad veel ka tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooniga sama, mis tähendab, et see puudutab jällegi väga suurt hulka ettevõtjaid, olgu nad siis mikro-, väike- või suurettevõtjad. Kas Maksuamet on ka praegu kaasatud täiel määral sellesse ühtse taksonoomia töörühma ja nende klassifikaatorite loomisse? Jah, absoluutselt. Et nad osalevad meil ka väga aktiivselt ja siis just tegelevad praegu ka andmete ülevaatamisega eile siis erinevates nii majandustehingute töörühmas kui ka palga ja tööjõu andmete töörühmas. Nii et see töö käib. Ehk siis ettevõtja jaoks selline püha kolmainsus nagu Maksuamet, Statistikaamet ja e-äriregister saavad põhimõtteliselt siis ühe mütsi alla aruandme esitamise mõttes. Ja siis Maksuamet, Statistikaamet ja majandusaasta aruande on siis ongi kolm põhilist asja, mis puudutab siis peaaegu kõiki ettevõtjaid. Ja kui me suudame juba seda ära lahendada, siis ma ütleks, et kõige suurem osa halduskoormusest on ka saab lahendatud ja siis ettevõtjal on elu lihtsam. Nii et ettevõtjate nõukojale, kes tegutseb Riigikantselei juures, on see väga soodne sõnum, kuna nende probleemidega praegu tegeletakse intensiivselt. Ja. Väga hea. Aga me hakkame tasapisi vist otsi kokku tõmbama ja pöörduks korra jälle tagasi selle härra ministri ühe aruande teema juurde, et kui me rääkisime, et kusagil on see üks suur nupp ja see on ilmselt selles tarkvaras, mida ettevõtja võiks igapäevaselt kasutada või vähemasti kord aastas kasutada, siis raamatupidajad on see seltskond, kes ettevõtjate seda aruandjate punti kokku viib. Ehk täna on põhiliselt raamatupidajate õlgedel see koormus, et majandusaasta aruandet õigeks saaks valmis saaksid, DST oleks sisuliselt õige, KMD oleks sisuliselt õige ja ausalt öeldes ka Statistikaamet on tegelikult ju parim sõber raamatupidajatele. Ma kujutan ette, et kui on tegemist ka karjakasvatajatega, siis PRIAga tegeleb samuti selle karjakasvataja tuttav raamatupidaja, mitte karjakasvataja ise. Kuidas tulevikus selline reaalaja majanduse kontseptsioon raamatupidamise arvestuse korraldamisele võiks üldse mõjuda? Ma arvan, et siis mõned tegevused raamatupidajatel jäävad ära. See on tegelikult see, millest sa räägid kogu aeg, et siis raamatupidaja ei pea olema andmesisestaja või siis nagu andmeesitaja, et tõesti siis nagu uute tehnoloogiate abil ja saab seda protsessi lihtsustada ja raamatupidajad saaksid nii-öelda sisukamad tööd teha ja siis olla ettevõtjale, mitte see inimene, kes lihtsalt midagi seal sisestab, edastab, aga vaid rohkem siis nagu finantsnõustaja. Ja tegelikult, mis on väike- ja mikroettevõtjatel on puudu, on siis finantsjuhtimise oskused, et
paljud võib-olla neil ei ole piisavalt nagu teadmisi, mõnel võib-olla ei ole piisavalt oskusid, kolmandal ei ole piisavalt aega, et siis selle peale mõelda. Ja raamatupidaja roll kindlasti võiks muutuda, et raamatupidaja oleks rohkem selline finantsnõustaja ja aitaks ettevõtjale mõelda selle peale, kuidas finantsvaates tema ettevõtte oleks jätkusuutlik. Just, ehk siis raamatupidaja võiks olla tulevikus finantsnõustaja psühholoog. Aga selle mõttega ma arvan, et me tänase podcasti lõpetame ja võiks siis kokkuvõttes öelda, et andmepõhine aruandlus, kas tõesti ainult üks aruanne riigile, suure tõenäosusega vähemalt paari aasta pärast on enamus ettevõtjate jaoks muutunud reaalsuseks, nii nagu ka reaalaja majandus. Aitäh sulle, Viktoria, tänase stuudiovestluse eest. Aitäh, Magnus. Aitäh kuulajatele.